mis aitab sind, et ta on muidu väga tore, ta peab ju sinu jaoks olema tore ja teil peab see klapp olema. Üritasin talle näidata, et ta keeraks nagu ringi, et ta saaks aru, et ma nagu kohe kakan ta ees, et nagu palun ära vaata, keera mulle vähemalt selg. Väga tore, et see mees niivõrd kiiresti ikkagi näitas enda tõelist olemust. Ma ei kannata lihtsalt kitsisid inimesi, ükskõik, kas see on mees või naine. Ma tean isegi ühte inimest, kes abiellus 2 korda sama inimesega. Abiellusid, olid koos mingi aja, lahutasid ja siis mingi aja pärast uuesti abiellusid. Ja nüüd sa lihtsalt pead hambad ristis sellest vastikust südamevalust läbi minema ja endale kindlaks jääma, sest et sa tegid õige otsuse. Ta peatas auto, ta astus uksest välja ja ta sõna otseses mõttes kõva häälega lasi peeru. Oh my god, ma ei ole kunagi sellist väljendit kuulnud. Ma lasen pealt maha. Mida? Ma väga tahan sinuga koos olla, aga see meie puudulik seksuaalelu ikkagi paraku häirib mind. Hello ja tere tulemast Kirstordil podcasti lainele. Mul on nii hea meel, et sa oled siin. Kuidas meil vibsid on? Kas nagu hakkab juba suve vibe tulema või? Mai viimane nädal on käes. Uskumatu. Ma ei tea, nagu veits on küll see, et kuhu see aasta läinud on. Aga samas, kui nagu ma hakkan tagasi mõtlema, siis ikkagi midagi on nagu toimunud ka. Nii et kahetised tunded selles osas, aga kui teie seda kuulate, siis mina olen parasjagu teel Horvaatiasse. See on minu esimene üksinda nii pikk reis, nädal aega siis. See ei ole nüüd nagu nii pikk, aga varasemalt ma olen käinud 3-4 päevastel reisidel üksinda. Et pigem nagu nädalalõpureis on olnud. Aga nüüd siis nädal aega. Puhkus üksinda. Vaatame minu isiklikult YouTube'i kanalit saate siis juba õige pea ka Horvaatia vlogi näha, nii et eks siis sealt ole näha, et mis tunded mind valdavad ja kuidas see üksinda reis siis läheb. Igatahes ma ei ole Horvaatias kunagi varem käinud. Lähen Splitti ja 2 päeva veedan ka siis seal lähedal olevas pisikeses linnakeses nimega Omiš. Seda mulle soovitas Aleksandria väga soojalt ja kuna ta seda nii kiitis, siis ma mõtlesin, et okei, ma siis natukene pean seal ka aega veetma. Ja mul on tõesti väga-väga elevil, ma ei ole kindel, kas ma saan nagu korraldada kõik oma asjad niimoodi, et ma ei pea seal üldse tööd tegema või võib-olla natuke ikkagi midagi pean, eks ole näha. Aga jah, et alustan nagu oma suvega siis natukene varem, nii et super elevil sellepärast. Ja mis mul siin veel oli üks väga tore õhtu, ma käisin jalgrattaga sõitmas üksinda. Muidu mul see jalgrattaga sõitmine oli nagu kuidagi see seostus mu endise kaaslasega ja kuidagi me nagu koos käisime ja siis seega see üksinda minek oli nagu natukene selline eneseületus, mis kõlab võib-olla nagu lollakalt. Nagu mingi üksinda jalgrattaga sõitmine oli sinu jaoks eneseületus või? Aga jah, oli, ma ei tea, mis ma muud oskan öelda, et pumpasin ise kummid täis. Mulle issi kinkis mulle jõuludeks mingisuguse ülipisikene siuke nagu minipump, mille keerad sinna ventiili külge ja siis ta teeb siuke 50 sekundit mingit jõhkrat põrina häält ja siis on kumm täis. Nii et issi poolt mulle siuke nunnu kingitus, ta on ise jalgrattasõidu fänn, nii et võib-olla, kes teab, lähme varsti koos isa ja vendadega ka kuskile sõitma. Aga jah, esimene sõit nüüd sellel hooajal sai üksinda tehtud. Ma valisin väga mõnus ja sooja õhtu selleks ja käisin Stroomi rannas. Et lihtsalt istusingi veits, nautisin seal. Ma küll ei julgenud, ma võtsin kaasa endale mingid snäkid ja limonaadi ka, Hemenli selle peach limonaadi. Aga siis, kui ma jõudsin sinna randa ja nägin kõiki neid vareseid seal, kes teab, siis mul on linnuhirm. See on päris tõsine. Ja siis, kui ma seal istusin ja vaatasin neid kõiki varaseid seal ümbruses, siis ma mõtlesin, et ma ei julge vist nagu oma snäkke välja võtta. Sest reaalselt minu õudusunenägu on see, kui need varased hakkaksid nagu ümber minu kogunema.
nii et ma seda riski ikkagi ei võtnud ja istusin lihtsalt ja vaatasin merd ja nautisin korraks hetke ja siis hakkasingi kodu poole tagasi sõitma, väga mõnus oli ja innustas mind ka nagu rohkem jalgrattaga sõitma, et see on ju tegelikult mõnus aktiivne tegevus ja samas sa nagu jõuad kiiremini kohtadesse kui jala minnes. Ehk siis ma arvan, et mul tuleb neid jalgrattasõite siin veel lähiajal ette. Ja kuna ma salvestan seda praegu ette, siis ma täpselt ei tea nagu, mis selle ilmaga toimub siis, kui sa seda kuulad, aga praegu mul on küll tunne, et nagu hakkab minema suvisemaks. Et lõpuks on käes see aeg, mida kõik eestlased ootavad. Ja sellega kaasneb minu arust nagu mingisugune sisemine vabanemine või ma ei tea, mingite õnnehormoonide vabanemine, et vaikselt kuidagi kõik inimesed tulevad oma kestast natuke rohkem välja ja naeratavad rohkem ja minu arust see on nii tore asi, mida näha ja minu arust see on silmnähtav. Ma ei tea, kas te nõustute minuga. Igal juhul ma soovin teile kõigile mõnusat, ilusate ilmade nautimist ja et me kõik suudaksime olla nagu kohal nendes mõnusates, ilusates hetkedes. Et lihtsalt ei ole kogu aeg ainult oma mingites muremõtetes ja mingi, mis mul järgmisena teha vaja on, vaid nagu, et me suudaksime päriselt nendes hetkedes ka lihtsalt nagu hingata korra. Ma ei tea, praegu ka iga kord, kui ma lähen oma koduuksest välja õue, siis mingisugune nagu uus mingi kevadine lõhn tuleb, mingisugune, ma ei tea, kas mingi puu õitsemine või teinekord mingi murulõhn ja ma olen lihtsalt iga kord mingi, oh my god, kui tore lihtsalt, kuidas ma olen igatsenud seda, et mul ei ole mingi surnud õhk väljas. Ehk siis just siukseid momente, kui sa oskad neid tabada, siis su elu on ilusam. Okei, motivational ka ei saa over. Ja tänaseks peasponsoriks on meil Northern Beauty ja nende poolt läheb siis ühele Hääsõnumi saatjale nende Face Pro näohooldusseade, mida mina väga armastan. Nii et mul on täiega hea meel, et üks teist saab ka endale selle vidina, et siin on siis ühel pool selline kooriv otsakene ja teisel pool siis selline mõnus punase valgusega vibreeriv soe otsik, millega siis kreemi ja seerumeid näole kanda ja kuidagi jätab see masin naha hästi pehmeks, mõnusaks, siidiseks. Ja kui sina tahaksid ka Northern Beauty e-poest endale midagi tellida, neil on siis igasugused näohooldusmasinad, kehahooldusmasinad, Medicube on ka neil näiteks müügil ja veel mingid toredad nipet-näpet ilu aksessuaarid, et siis saad nende e-poest kasutada koodi Kaisa, sellega saad sealt alati soodukat, nii et kindlasti kasuta võimalust. Ja minu enda poolt läheb siis ühele Hääsõnumi saatjale Clarence'i selline exfoliating body scrub, mis jätab naha eriti pehmeks. See on tõesti nagu sellise siidise pehme naha saladus. Nii et selline koorija siis ühele võitjale. Ja teisele võitjale läheb siis selline Birni toner Smoothie Skin'i poolt ja väikene Clarence'i Lip Comfort Oil ehk siis huuleõli. Nii et iga nädal ma siin auhindu loosin parimatele Hääsõnumite saatjatele, nii et saada ka oma lugu, küsimus või dilemma teele kirstordil.com ja sul on võimalus auhind võita. No nii, tänane episood keerleb meil meeste ümber, et erinevad mehed, erinevad probleemid, vaatame, mis meil siin kõik ette tuleb. Aga jah, läbivalt on siin siuksed suhteteemad, aga mitte ka ainult, lihtsalt ütleme nii, et mehed. Ja ütlen ausalt, et ma päris kõiki neid Hääsõnumeid ei ole ka läbi kuulanud, nii et on ka minule siin üllatusi. Olen seebinud 2 kuud ühe kutiga, sellest 6 aega siis reaalselt deitinud ja väljas käinud ja nimelt siis hiljutisel väljasõidul selgus, et meil on täiesti erinevad armastuskeeled. Mina ei taha lähedust, minu jaoks on see, et koos veedetud aeg, ma ei taha iga päev seksida, ma ei taha, et keegi oleks mul pind pereses, ma ei taha, et sa hingaksid mulle kuklasse, ma ei taha hoida kogu aeg käest kinni, ma tahan oma ruumi, me ei pea kogu aeg mussu tussutama, aga tema jälle on hästi siuke, et füüsiline kontakt, tema tunneb sellest puudust. Okei, väga arusaadav, meil on lihtsalt erinevad meeled, keeled ja see ei ole asi, mida me muuta saame.
tema aga leidis, et mina ei, et õigemini ta ütles mulle, et mina tean täpselt, mida ma oma partnerilt ja suhtelt tahan, aga et sul on vist natuke aega vaja, et selle üle järele mõelda. Ma tean väga hästi, mida ma tahan ja kuidas ma tahan. Me lihtsalt tahame seda erinevalt või erinevat viisi. Ja siis tema jaoks on probleem see, et ma olen väga palju telefonis. Väga palju tähendab siis seda, et mu screen time päeva jooksul on mingi 1,5 tundi. Hommikul ärgates 0,5 tundi kindlalt, et ma saaksin ärgata, kohvi juua rahulikult, et ma peaks kellegagi rääkima. Hoiatasin teda nii selle eest, et mul on väga kindlad piirid ja ma tahan vähem füüsilist lähedust, kui ka selle eest, et mul on vaja hommikul oma 0,5 tundi, et ärgata, sest vastasel juhul on meie kõigi päev rikutud. Ühesõnaga, tema ei taha sellest kuidagi aru saada ja nüüd ma ei tea, mis saab, sest et meil on erinevad armastuskeeled, mis tähendab seda, et me kumbki ei saa oma mingeid asju alla suruda, mina ei saa pakkuda rohkem lähedust ja tema ei saa jälle oma asju nagu vähendada, sellepärast et mulle, ühesõnaga, ma ei tea, mida teha. Kõik muu on ilus, kena, tore, ta on väga tore mees, ta on väga gentleman ja ta on väga imeline inimene. Aga lihtsalt see, et meie armastuskeeled ei ühti ja see nagu teeb kurvaks, sest kuidas see saab olla ainus probleem, miks see nii läheb. Või nagu, ma ei tea, mida ma tegema pean. No üks asi, mis ma kohe tahaksin öelda, et tegelikult väga tore on see, et te olete alles 2 kuud suhelnud ja 6 aega siis nagu tõsisemalt date'inud, nagu ma aru mida? Nagu ma aru sain. Et nii kiiresti on selline asi välja tulnud. Et noh, on nii palju inimesi, kes on, ma ei tea, võib-olla aasta või mitu aastat koos olnud ja alles siis nagu ilmneb see erinevate armastuse keelte probleem. Et see on nagu idekas, et see on nii kiirelt üldse jutuks tulnud, et nii kiirelt on aru saada, et need on väga erinevad. Ja ma ütleks selle koha pealt nii, et nii palju, kui mina olen enda ümbruses näinud ja enda elus kogenud, siis seda juhtub ikkagi pigem harva, et sa kohtud inimesega, kellega sul on täpselt samad armastuse keeled või noh, et te näitate seda armastust samamoodi välja. See on pigem üsna harv. Ehk siis mingil määral peab olema õige inimese jaoks valmis natuke mingisuguseid kompromisse tegema. Aga see on nüüd jah selline nagu veidi keeruline, et kust maalt see piir läheb, kust sa nagu annad veidi järele, aga samas nagu ei lähe täiesti enda piiridest kuskilt üle. Et vot see on nagu iga inimese enda aru saada, et noh, siit sinu jutust mulle tuleb nagu välja see, et ikkagi noh, päris suur kontrast on seal ja nagu mulle väga ei meeldi see, et ta ütles sulle, et umbes tundub, et sina ei ole aru saanud, kas siis lihtsalt sellepärast, et sinul ei ole nagu need samad armastuse keeled või et see ei väljenda samamoodi ja siis sellepärast ta ütles, et mingi tundub, et sul on veel aega vaja, et aru saada. Et see on nagu siuke imelik, et kas ta ei võta sind tõsiselt, sinu mõtteid, tundeid, eneseväljendusviisi, kõik, kas ta nagu noh, et kas ta ei võta sind tõsiselt, see on nagu mu esimene küsimus. Et aga kui need on tõesti väga erinevad, siis ma ütlen, et see võib küll saada saatuslikuks, et see võib olla päriselt põhjus, miks asi ei toimi. Ja see on väga kurb küll, kui inimene on muidu väga tore, aga noh, mis sellest nagu, mis aitab sind, et ta on muidu väga tore, ta peab ju sinu jaoks olema tore ja teil peab see klapp olema. Ja kui seda ei ole, no mis sa sellega teed, et ta on väga äge. Noh, sul ei ole sellega väga palju teha. Et kui sa näed, et teil on seal tõesti suured käärid ja noh, sina ei saa selles mahus järgi anda, mida tema ootaks ja tema ei saa sulle selles mahus järgi anda, mida sina ootad, siis pigem ma ütleksin võib-olla, et parem lõpetada see asi varem kui et hiljem. Praegu noh, ma oletan, et sul ei ole veel nagu mingit meeletut kiindumust selle inimese vastu, et ikkagi nii vähe aega veel on see timmimine toimunud, et siis praegu on kindlasti kergem lahti lasta kui, ma ei tea, poole aasta pärast. Et kui sa juba praegu näed seda probleemina nii varajases staadiumis, siis ma kardan, et see probleem ikkagi jääb olema, et no kuhu ta kaob siis. Ja noh, ma ütleksin, et ma ikkagi nagu veits nagu küsitleksin ka seda osa, et miks ta nagu arvab, et sind on võimalik ümber veenda või muuta. Et kas nagu reaalselt, kas ta ei võta sind tõsiselt, see on minu küsimus. Hei, panen siis ühe piinliku seiga ka siia kirja. Nimelt käisin siis ühe mehega 3. date'il
looduses jalutamas ja värki. Kõik ilus, kena, tore ja kuidagimoodi meie jutt läks selle peale, et kuna me viimati metsas kakasime, ma ei tea, meil on väga avatud suhtlus ja me räägime absoluutselt kõigest, kaasa arvatud kakamisest, siis tundub niimoodi rääkides väga-väga veider, aga noh, mis iganes. Ühesõnaga rääkisime sellest ja siis konkreetselt mingi 5 sekundit hiljem, okei, võib-olla natukene rohkem, ma olin nagu mingi, et mul tuleb, ma ei saa mitte midagi teha, ma kohe situn täis ennast. Ma astusin kaks sammu põõsa poole, mida polnud, sest et seal oli nagu täiesti lage maa, seal olid mingid üksikud puud, aga need puud olid nagu nii väiksed, et seal ei olnud mitte midagi kasu. Ja mul ei olnud valikut, ma lihtsalt üritasin talle näidata, et ta keeraks nagu ringi, et ta saaks aru, et ma nagu kohe kakan ta ees, et nagu palun ära vaata, keera mulle vähemalt selg. Okei, sain oma perese sinna maha pandud ja no kõik tuli välja, mul oli kõht lahti, lihtsalt mind ju, et järgmisel päeval tuli välja, et mul on kõhuviirus. Seega see nagu natukene vabandab seda hetke. Aga tollel momendil ma ju ei teadnud seda, et mul mingi kõhuviirus kimbutab, on ju. Ta aitas mul otsida asju, millega ma saaksin pühkida, ennast puhtaks teha, sest et just nüüd ei olnud mul paberit kaasas, mis mul alati kuskil kotis või kus iganes on, mul on alati mingi väike paberitükikene kasvõi kaasas, mul ei olnud mitte midagi. Ta korjas mulle mingi puukoori, mingi puulehti, aga no praegu siin poolkevadel ei ole nagu väga palju puulehti. Lammutas suitsupaki laiali, et ma saaksin ühesõnaga väga ebahügieeniline, aga tõesti ei olnud valikut. Õnneks ma sain ennast nii palju puhtaks, et ma ei haisenud seal ja nagu kõik oli hästi. Leidsin veel mingi nuuskamispaberi, ühesõnaga väga rõve on sellele nagu tagasi mõelda selles mõttes, et fui. Ja kui piinlik ja kui kuradi piinlik. Ja siis ta peale seda vaatab mulle otsa, ta lihtsalt vaatab mind, naerab, täielikult naerab. Ja siis on nagu mingi, et jaa, ja nüüd see meeldib mulle veel rohkem. Hallo, ma just põhimõtteliselt kakasin ennast täis su ees. Millest sa mees räägid? Ühest küljest väga armas, väga tore. Võib-olla mõni teine oleks minema jooksnud, sest mina ilmselt oleks minema jooksnud, mida ma teen olukorras, kus mingi mees põõsas kakab. Ma ei tea, igatahes see oli kõige õudsam hetk mu elus ja mu täielik nightmare. See oli kohutav. Ma ei soovita seda mitte kellelegi, aga ma loodan, et keegi on minuga samas paadis olnud. Oh my god, vaata, see on tõesti see hetk, kus ma tahaksin lihtsalt ära surra, maa alla vajuda, mitte kunagi enam seda inimest vaadata, rääkida temaga, sest et nagu appi kui piinlik. Ma paluksin update'i, et kas sa ikka veel suhtled selle kutiga, kuidas teil läheb, kui te suhtlete. Ja nagu väga armas reaktsioon tema poolt tõesti. Noh, ma usun, et ta vaataski seda nii, et nagu vaevalt, et see tüdruk praegu tahtis sittuda, aga no näe, pidi, mis siis ikka ja ma nagu usun, et te kuidagi huumoriga seda kogu asja võtsite, ehk siis see on lihtsalt naljakas seik ja väga nagu selline inimlik asi ju tegelikult on ju, me kõik käime siit all, mida siin varjata on ju. Kuigi ilmselgelt keegi ei tahaks, et see niimoodi juhtuks, aga nagu ja siis ma arvan, et ta lihtsalt nagu see muutiski sind tema jaoks veel rohkem nagu päris inimeseks nagu ja nagu ma kujutan ette, et sihuke kogemus võib nagu lähendada sind kellegagi, nagu see, et ta mingi otsib sulle mingit puukoori ja lammutab oma suitsupakki. See on nii tragikoomiline, et nagu mul ei ole isegi sõnu ausalt öeldes. Aga ma kujutan ette, et see võib lähendada. Ja see oleks ju nii nunnu, kui see oleks, jah. Perele jõululauas, mis te ei räägi nagu seda mingit, see ei ole teie tutvumislugu, aga nagu põhimõtteliselt algusaja lugu, et ma tahtsin öelda, et et nii nunnu lugu, mida rääkida, ma ei tea, kas on, aga naljakas, väga naljakas lugu on see küll. Ja kohutavalt piinlik. Igatahes aitäh, et sa selle saatsid. See oli super. Hei Kaisa, minul on selline lugu, et juba aastaid tagasi kohtusin Tinderis ühe kutiga ja juba esimesest vestlusest, ma olin täiesti võlutud, ta oli nii naljakas, šarmikas ja tundus, et ta on ka väga ise minust huvitatud, ta kohe tahtis helistada näiteks ja juba meie esimene telefonikõne kestis umbes 5 tundi ja niimoodi iga õhtu. Ja ei läinud pikalt, kui me otsustasime kokku saada. Aga ta elas teises linnas ja ma olin teadlik nendest riskidest, aga kuna me olime nii palju juba rääkinud ja ta ise ka rääkis, et ta võib mulle hotelli bookida ja igal hetkel, kui ma otsustan, et ma mõtlen ümber, ma võin ära minna, siis see tundus minu jaoks ikkagi turvaline. Ja ma läksin ja kõik oligi imetore ja
hästi oluline on ka see, et ma just olin üle saanud oma eelmisest suhtest ja mul oli peas nagu selline väike checklist, mis omadusi ma kindlasti oma tulevaselt kaaslaselt ei taha. Ja väga oluline oli minu jaoks ka see, et ma ei taha lihtsalt mingit flingi, ma tahangi midagi sellist, millest võiks areneda välja suhe. Ja ma väga nagu avatult ja selgelt rääkisin sellest sellele kutile ka. Ja kõik need omadused, mida ma siis ei soovi partnerilt, kõiki neid tal ei olnud ka, nii et see oli tõesti nagu match made in heaven. Too hetk mulle vähemalt tundus nii. Ja nii ma siis käisingi tema juures, järgmine nädal tema tuli minu juurde ja läksin jälle üheks nädalavahetuseks tema juurde ja ega me tegelikult ju ei olnud üksteist nii kaua tundnud. Ja siis me olime seal spaas ja kõik oli nagu väga tore, aga siis ühel hetkel ma nagu uurin talt, õpin ikkagi teda ju tundma ja küsin talt ta tööasjade kohta ja ma saan nii külmasid vastuseid. Ta oli nii eemal olev, ta oli kohati isegi ebaviisakas. Ja noh, too hetk ma ei mõelnud midagi, mõtlesin, et okei, noh, et ju ta siis tõesti spaas ei taha on ju tööasjadest rääkida. Ja siis järgmisel hommikul läheme hommikust sööma välja ja samamoodi nii eemal olev, absoluutselt ise ei proovi vestlust alustada, mina küsin igasugu küsimusi, ta vastab nii napisõnaliselt, ta on telefonis terve aeg. Ja ma tundsin ennast nagu täiesti tühi kohta kõrval, nagu noh, et mida ma teen seal, mind ei ole ju vaja sinna. Ja see oli täpselt see, kuidas ma olin ennast tundnud oma eelmises suhtes ja ma olin endale lubanud, et ma ei taha enam mitte kunagi ennast ühegi mehe kõrval niimoodi tunda. Ja ma sõitsin pärast seda hommikusööki koju, terve tee tagasi sõites rääkisin sõbrannaga ja nutsin. Ja koju jõudes siis kirjeldasin sellele mehele, et what's up nagu, noh, et mis toimus, kas sul oli lihtsalt nagu midagi juhtus või nagu, noh, et kas oledki tegelikult siuke või et mis toimub. Ja issand, milline gaslightimine hakkas pihta. Et mis mõttes siis tema vait oli, et miks ma ise ei võinud vestlust alustada, ma ütlen, et no ma ju küsisin küsimusi, no miks sa siis rohkem ei küsinud ja mingit siukest asja. Ja siis ma proovin talt nagu aru saada, et kas see oli nagu noh, lihtsalt selline tuju või et ta tegelikult ongi selline nagu, et ta ei räägi nii palju, et ongi tagasihoidlikum, et alguses inimesed ju ikka näitavad endast nagu mingit teist külge, on ju. Ja ta ei anna mulle konkreetset vastust, ta lihtsalt vingerdab, ta ajab seda nagu asja kuidagi minu kaela, et umbes miks mina üldse vaevan teda spaas tööküsimustega ja siukseid asju. Ja ma läksin nii närvi, et noh, ma oleks, no lihtsalt ma ei ole ammu või noh, ma ei olegi vist kunagi ühegi mehe peale nagu nii ärritunud olnud. Ja ma ütlesin talle, et tead, ilusat elu sulle, mina olen nagu olnud algusest peale väga konkreetne ja selge selle poolest, mida mina otsin ja soovin ja ilmselgelt sina oled mulle lihtsalt terve aeg teeselnud kedagi teist ja väga kahju, aga head aega ja ega tegelikult noh, väga kahju ei olnud. Aga lihtsalt võib-olla teistele ka selline õpetlik lugu, et kõik need Tinderi asjad, võib-olla sul on tunne, et sa jube kiiresti tunned kedagi, aga tegelikult ei tunne ja tegelikult see tundmaõppimine võtab ikka väga kaua aega. Nii et jah, ettevaatlikult kõike teha. Aitäh! See on tõesti väga hea õpetlik lugu ja aitäh, et sa selle saatsid ja mul on nii hea meel, et sa tabasid nii kiiresti ära selle, et see inimene ei ole sinu jaoks, et midagi on väga mäda ja et sa lasid sellel asjal kiiresti minna, sest et noh, ei oleks üldse olnud mõtet ju edasi midagi seal punnitada. Et jah, siukeseid asju tasub nagu väga vaadata, et kui inimene on olnud muudkui nagu ühtemoodi ja siis järsku on väga teistmoodi, see on suur punane lipp ja seda tuleb nagu märgata. Jah, seal on täpselt nagu sa ise ka üritasid temalt aru saada, on võimalus, et inimesel on lihtsalt halb päev, halb tuju, ma ei tea, miski on äkki trigerdanud. Jah, seal on see võimalus, aga eriti, kui sa veel selle kohta uurid ja asja hakatakse sinu kaela ajama, siis sa tead, et seal ei ole midagi teha, seal ei ole mõtet oma aega raisata. Et väga tore, et see mees niivõrd kiiresti ikkagi näitas enda tõelist olemust. Et sa ei raisanud seal palju aega ja mul on väga-väga hea meel selle üle. Et jah, tõesti, tundmaõppimiseks läheb aega ja kindlasti ei tasu väga palju järeldusi teha nagu esmastest, ma ei tea, kõnedest, kohtumistest, et noh, jah, nagu mingid järeldused sa pead tegema, sul ei ole ju millegi muu põhjalt ju nagu midagi otsustada, aga tasub olla ikkagi ettevaatlik.
sest et kahjuks on meie hulgas inimesi, kes oskavad alguses väga ilusat näitemängu teha ja hiljem tuleb välja, et nad on hoopis keegi muu ja sellest ei ole enam haisugi, mis alguses oli. Ja siis tuleb nagu väga kiiresti iseendal ka see switch teha, et ahah, okei, selge, ta näitas mulle praegu, kes ta päriselt on. Siin ei ole mõtet nagu kraapima jääda seda ust, mis on tegelikult kinni. Või nagu saate aru, mis ma mõtlen. Et kahjuks selliste inimeste see nagu taktika tihtipeale ongi see, et nad alguses on hästi toredad, on ju, siis nad keeravad ära, aga nad mängivadki selle peale, et inimesel on meeles see tore aeg ja siis ta proovib seda toredat aega nagu tagasi saada nii-öelda ja on nõus ootama ja vaatama, kas tuleb see tore pool tagasi, aga see ei ole normaalsus, see ei ole normaalne inimene ja nii ei tohiks olla. Ehk siis jah, naised, sihukestega ärge raisake oma aega. Tere Kaisa! Selle pooleks maksmise episoodi juures tuli mul meelde ka üks enda seik. Et kui ma olin töötu tudeng, kes kolis siis magistrikraadi pärast Tartust Tallinnasse ja siis obviously siis on väga suured väljaminekud erinevatele asjadele on ju kolimisele ja mul ei olnud veel tööd ka. Et siis mul oli üks kutt samal ajal, kes töötas IT-s ja kes elas vanematega Tallinnas, et tal väga suuri väljaminekuid ei olnud. Ja siis tal oli ükskord siis sel hetkel mingisugune töökoha väljasõit, kus ta palus, et ma tuleks kaasa, et oleks nii tore, kui me saaksime koos midagi teha. Ja siis ma olin nõus sellega ja põhimõtteliselt see oli nii, et kui sa töötad seal töökohas, siis see väljasõit on sulle tasuta. Aga kui sa võtad kellegi kaasa, siis sa pead maksma bussis siis 50 €, on ju. Ja siis, kui ma jõudsin sinna Tallinnasse ja jõudsin bussi, siis äkitselt oli, et nagu, sul on ikka sularaha kaasas või? Et maksa oma 50 € ära. Mis on okei, siis ma maksin oma 50 € ära, mis on nagu okei, et tema palus, et ma tuleksin temaga tööüritusel kaasa, et tal oleks põnev. Ja siis ma pean veel maksma peale sellele, et sõita bussiga kuskil tema töökaaslastega, mis on nagu, no okei, fine, elab üle. Ja siis sõitsime siis seal, sõime seal on ja siis läksime sealt edasi siis kuskile teatrisse nende töökaaslastega ja siis teatri vaheaegadel oli ka üks paus, mis ei olnud nagu ära rahastatud, kus ei olnud nagu mingisugust kohvi ega midagi ja siis mul oli okei, et tahaks täiega kohvi ja midagi võtta. Ja siis ma läksin siis kohvikusse, võtsin endale kohvi ja siis oli ka mingi saiake vist. Ja siis põhimõtteliselt nagu ma pidin selle eest ise maksma ja siis ta tahtis ka, et ma maksaks tema kohvi eest, sellepärast et tema võttis ainult kohvi ja mina võtsin kohvi ja saiakese. Nii et jah, et see nagu tore seik, et nagu mõelda, et nagu osad mehed on nii delulud, et nagu nad näevad, et nende tüdruksõber nagu mingil määral veits struggle ib, sellepärast et ta kolib ja tal on suured kulutused ja teine inimene, kes töötab, ma ei tea, IT-alal ja tal ei ole mingeid koduseid suuri kulutusi, et siis, et ei suuda isegi mingid paarikümmend eurot nagu suhtesse panustada. Et lihtsalt see, kes tahtsin sinna jõuda, et isegi see, et kes pooleks maksavad, on nagu parem, et ka see, et põhimõtteliselt pead maksma enda mehe ees samal ajal, kui sa ise. Okei, siin millegipärast see lõpp katkes ära, aga ma ei kannata lihtsalt kitsisid inimesi. Ükskõik, kas see on mees või naine, siis ma lihtsalt ei kannata sellist kitsidust. Mina elan nagu selle põhimõtte järgi, et kui sa teed head, siis sulle tuleb ka hea ja see käib ka nagu rahaliste asjade kohta. No mõistlikkuse piires, aga nagu ma ei tea, lihtsalt ole normaalne inimene. Nagu ei ole mõtet mingi ihnuskoi olla. No mida see sulle lõpuks head teeb? No ei tee midagi. Ja eriti veel, kui sa kutsud kellegi reaalselt enda mingi tööüritusele, maksa tema eest see raha reaalselt. Ei, ma ei tea, ma ei kannata õudne, et siuksed mehed on olemas. No jah, neid on naised ju ka, kes on ihnuskoid, aga lihtsalt praegu on jutt meestest. Mul on selline, kui võib öelda, mure, et mul on väga pikalt olnud kokku-lahku suhe ja nüüdseks on see vist täitsa läbi saanud, aga ma ei ole ikka veel kindel. Ühesõnaga, me olime paar aastat koos ja ma juba pikemat aega tundsin, et ma justkui nagu kannan seda emotsionaalset vastutust või et mina planeerin kõike. See tundub, et sinu podcastis ka väga läbiv teema, et tihti naised on tundnud, et nende õlul on justkui kõik ja sellega seoses ma nagu tundsin, et mina kannan kogu seda emotsionaalset osa sellest suhtest ja
tundsin ennast veidi nagu ema rollis ja seetõttu kadus ära ka soov või vajadus füüsilise intiimsuse järele. Ja ma mõtlesingi tükk aega, et siiamaani tegelikult mõtlen, et kas ma olengi siis lihtsalt nagu seksuaalselt nii katki või et kuidas, ühesõnaga, mul ei ole nagu mingit kirge enam ja mingit soovi inimestega intiimne olla. Aga mina siis otsustasin sellele suhtele lõppu teha. Ja sellega läks nii, et ma lõpetasin selle ära, aga siis mõni päev hiljem ma olin juba seal jälle tagasi ja nutsin ja palusin vabandust ja ütlesin, et tegelikult ma ju ei taha seda lõpetada, sest et ma armastan seda inimest nii väga ja kogu see asi on nii komplitseeritud, sest selline kokku-lahku käimine käis meil nii mitu korda ja kõik need nii kokku kui lahkuminekud olid minu algatusel ja nüüdseks olen jõudnud sellisesse punkti, kus isegi ei tea enam, mis toimub, et me justkui nagu oleme lahus, aga ma ei ole sealt tema poolt ikkagi seda lõplikku vastust saanud, et mida tema siis asjast arvab või et kas tema arvab ka, et see on kõik, mida ma nagu palusin, et oleks mingi konkreetne vastus. Aga seda ma ei saanud. Ja minu kõige suurem mure võib-olla seisnebki selles, et kuidas on võimalik, et see on minu jaoks nagu emotsionaalselt nii keeruline olukord, et ma justkui nagu ei suuda iseenda otsust ära teha, et kuidas see tundub nii vale, kui me oleme laiali ja kuidas see tundub nii vale ka samas, kui me oleme koos. Ja ma lihtsalt võib-olla tahaksingi kuulda sinu nõu, et mida sellises olukorras peale hakata, kui ma tõesti sellistel keerulisematel hetkedel tunnen, et saagu ükskõik mis, aga ma pean temaga koos olema. See teema väga puudutab mind, sest et ma olin väga pikki aastaid ise samasuguses olukorras kokku-lahku suhtes. Ja tundsin täpselt samamoodi, et ma nagu et mina tegin selle otsuse, aga siis ma ei suutnud endale kindlaks jääda, sest et kiindumus oli lihtsalt nii suur ja kuidagi nagu harjumus olla selle inimesega koos, ta tunneb mind nii hästi, me nagu teame üksteise kohta kõike, ma ju armastan seda inimest, kuidas. Et selles suhtes ma nagu väga hästi tajun seda probleemi. Aga ma pean ütlema, et ma ei tea ühtegi nii-öelda edukalt lõppenud kokku-lahku suhet. Ma tean isegi ühte inimest, kes abiellus 2 korda sama inimesega. Abiellusid, olid koos mingi aja, lahutasid ja siis mingi aja pärast uuesti abiellusid. Ja see mees, ma ei saa 100% kindel olla, aga ütleme nii, et ma julgen arvata, et ta ka tänasel päeval oma naist petab. Ja ütleme, lihtsalt neid näiteid on nii palju, kus paraku nendes suhetes on ikkagi midagi niivõrd katki, et sealt ei saa tulla tervislikku toimivat suhet. Ja selle arusaamani on väga raske jõuda, sest et ma arvan, sellised kokku-lahku suhted on tihti ka nagu sõltuvussuhted, et sul on nagu justkui sõltuvus sellest inimesest ja see tundubki nagu sa päriselt üritaksid nagu mingit sõltuvust tekitavat ainet maha jätta ja siis sul on need mis need on? Võõrutusnähud. Ja sa tahaksid nagu seda uut doosi, kas või selle näol, et te korra räägite või et sa saad mingi vastuse temalt. Aga see tegelikult ei aita sind mitte kuidagi ja selle sinu endise kaaslase mingi arvamus või mingi lõplik vastus sulle, see tegelikult ka see ei anna sulle mitte midagi. Sest et vahet ju ei ole, mida tema tegelikult arvab või mõtleb. Kõige olulisem on see, kuidas sina tunned ja sa ei tundnud ennast selles suhtes väärtustatuna, hoituna, midagi oli sinu jaoks väga puudu, et sa pidid sinna punkti üldse jõudma, et sa tahtsid lahku minna. Ehk siis nagu helgema, ilusama tuleviku nimel, selle nimel, et sa üks päev oleksid suhtes, kus sa tunned, et sind väga hoitakse ja armastatakse, et sa tunned seda hoitust. Siis selle nimel sa pead endale kindlaks jääma, muidu see ei saagi tulla. Sa jäädki muidu sükksesse pooletoobisesse suhtesse, aga nagu sa oled justkui juba selle õige sammu ära teinud, see on juba väga suur samm nagu lahkuda sealt ja nüüd sa lihtsalt pead hambad ristis sellest
vastikust südamevalust läbi minema ja endale kindlaks jääma, sest et sa tegid õige otsuse, see on tulnud ju sinu seest. See ei ole nagu lihtsalt mingi, tead, ma vist ei viitsi, pohhui, lähme lahku. See on ju tegelikult ikkagi läbi kaalutletud otsus. Ehk siis lihtsalt selle nimel, et sul saaks olla tugevam suhe, ilusam tulevik, siis selle nimel sa pead endale kindlaks jääma. Ja ma usun, et tegelikult sa ei ole ka, vaata, ma ei tea, ma ainult selle põhjal, mida sa mulle rääkisid, aga ma usun, et sa ei ole tegelikult ka nagu intiimsuse poole pealt midagi nii katki, et teinekord suhted, mis ei toimi, viivadki selleni, et sul ei ole ka nagu seksuaalset tahet enam. See on tegelikult täiesti normaalne, eriti naiste puhul meie nagu emotsionaalne pool väga-väga tugevalt mõjutab meie soovi kellegagi intiimne olla. Ja ma arvan, et sul on ikkagi selja taga ebatervislik suhe ja see on sind väga tugevalt mõjutanud, et sul on vaja terveneda. Ma väga soovitaksin teraapiat ka selle jaoks, et endale kindlaks jääda, et aru saada, miks see oli õige otsus, miks jääda selle juurde, kuidas edasi minna, mis on mingid edasised sammud. Siis ma väga soovitan teraapiat ja ma arvan, et see võib aidata ka kogu selle intiimsuse teemaga, aga sellega võib ka lihtsalt aidata aeg. Et reaalselt anna endale aega, kui on õige inimene, kes täidab sinu vajadused, siis kui just ei ole tegemist sellega, et sa oled tõesti, issand, see on vist aseksuaalsus, kui sul ei ole nagu intiimseid selliseid soove. Et kui just ei ole tegemist sellega, siis kui sinu kõrval on õige inimene, kes väga hoiab ja väärtustab sind, siis ma usun, et iseenesest tuleb ka jällegi soov olla intiimne. Et need lihtsalt käivad käsikäes. Ja kui sa oled tundnud ennast unarusse jäetuna või mis iganes probleemid teil olid, siis lihtsalt ei olegi seda tahet ja see on tegelikult normaalne, et see tahe kaob ära. Nii et ma arvan, et ei ole üldse sa midagi nii katki ja sind on ootamas midagi palju ägedamat ja ilusamat. Aga sa pead lubama seda oma ellu ja selleks sa pead olema nii vaba, sa ei tohi minna tagasi selle eksi juurde, kellest nagunii sa ei pigista välja seda kõike, mida sa tahad. Sa ei saa lihtsalt seda sealt. Juba mitu korda oled proovinud, aga ei saa. Tere, Kaisa! Ma mõtlesin, et ma jagan siis enda ühte kohtingulugu. Lihtsalt ütlen ka veel enne loo rääkimist, et antud mees nägi väga hea välja. Ta oli ilus mees, ta oli pikk ja ühesõnaga poleks elu sees osanud midagi sellist oodata, mis ta mulle ütles. Põhimõtteliselt oli meil siis plaanis minna kohtingule. Esimene kohting, ma ei tea, kas ma juba ütlesin, aga esimene kohting minna restorani ja et ta tuleb mulle siis autoga järgi. Nii, tuleb tema mulle järgi, sõidame, tema on viisakalt riides, mina olen viisakalt üles löödud. Istume autos, sõidame ja siis äkitselt see mees ütleb mulle, et kallis, kas see on okei, kui ma korra jään seisma? Mul on vaja pealt maha lasta. Mul on vaja pealt maha lasta. Ja kui sa nüüd mõtled, et mida ta sellega mõelda võis, et mis mõttes pealt maha lasta, siis härra astus autost välja. Ta peataski auto maantee ääres. Ta peatas auto, ta astus uksest välja ja ta sõna otseses mõttes kõva häälega lasi peeru. Otse auto ukse kõrval, nii et ma kuulsin seda, ma nägin seda ja siis vähem kui sekund hiljem istub tagasi autosse ja ütleb, et vabandust, ma sõin eile kapsast. Ütleme nii, et mida mina tegin, ma ei osanud mitte midagi öelda, ma vaikisin, ma istusin seal kõrval edasi, ma punastasin ja ma ei öelnud mitte midagi, sest ma ei teadnud, mida öelda sükse asja peale. Et mees ütleb sulle, et ma lähen lasen pealt maha. Ühesõnaga, see oli minu lugu ja mind väga huvitab, et kuidas oleksid sina reageerinud? Kuidas sa oleksid reageerinud, kui mees ütleb sulle, et ma lasen pealt maha ja laseb lihtsalt peeru esimesel kohtingul? Oh my god, ma ei ole kunagi sellist väljendit kuulnud. Ma lasen pealt maha. Mida? Mind valdavad kahetised emotsioonid. Ühelt poolt ülimalt veider asi, mida teha ja nagu kas sa ei suuda seda peeru siis sees hoida. Teiselt poolt ma ütleks, kui see on selline peer, mida sa ei suuda kinni hoida, siis ma ütleks, et see oli vist siis selles hetkes kõige viisakam asi, mida teha sai. Et ma arvan, et see oleks ju olnud hullem, kui ta vaikselt oleks selle
kärtsu sinna autosse lasknud ja sina oleksid pidanud selle kapsapeeru sisse ära surema. Et see on ju halvem. Noh, et mõtleme nagu läbi, et mis selles hetkes on kõige parem variant. Oletades, et ta ei suuda seda peeru sees hoida. Siis vist on ju see, et ta läheb korraks välja, laseb selle välja, mitte sinule näkku. Või noh, autosse ma mõtlen. Et ja noh, see väljend, noh, ma ütlen, ma ei ole varem kuulnud, et ma lasen pealt maha, aga see on ju ka üsnagi nagu viisakas. Et selles suhtes ta ei öelnud, et tead, mul on vaja peeretada, et ma peatan korra auto kinni. Et sellest loost, noh, ma ütlen, see on väga veider olukord, ma sellega absoluutselt ei vaidle. Aga mulle jääb mulje, et ta siiski vist ongi üsnagi nagu viisakas inimene, et ta ei tahtnud seda sinna autosse lasta, seda haisu. Ta väljendas seda nagu nii viisakalt, kui vist saab. Kuidas saab veel peeretamise? Ma väljutan kõhutuuli. No ei ole ju nagu mingid väga head väljendid, see on nagu selline väga neutraalne väljend. Et ma oleks ilmselt iitsitanud selles momendis, sest et noh, see on nii nagu, kui ta seda nagu kärtsuga laseb seda peeru seal ukse juures, noh niimoodi, et tema teab, et ma ka kuulen seda, no siis ma oleks lihtsalt iitsitanud. Ja ma ilmselt olekski nagu küsinud, et vau, et noh, et nagu oligi nii jõhker, et sa ei suutnud seda nagu kinni hoida. Või no midagi sellist, sest et no see on nii absurdne olukord lihtsalt, et ma oleks pidanud midagi ütlema, ma ei oleks lihtsalt vait, ma ei oleks saanud olla. Issand jumal, on ikka inimestel need esimese kohtingu peerulood. Võt mul ei ole küll esimesel teidil mingit naljakat peerulugu olnud, aga tundub, et neid on ikkagi mitmeid. Igal juhul naljakas ja aitäh jagamast. Hei Kaisa! Minul on siis selline olukord, et olen oma kutiga olnud koos 2 aastat. No natuke rohkem, aga noh, üldpildis 2 aastat. Ja meie füüsiline pool või noh, intiimelu on suhteliselt nullilähedane. Või noh, see ongi 0. Nagu kõik, kui me räägime kallistustest, mussidest, siis nagu neid on ja noh, selles mõttes normaalses koguses. Aga kui me räägime nagu seksist, siis seda põhimõtteliselt ei olegi. Ja praegu see, et see on täiesti 0, on võib-olla mõjutatud sellest, et me oleme praegu kaugsuhtes, aga noh, me ei ole kogu aeg olnud kaugsuhtes ja alguses, kui me ei olnud, siis isegi siis see intiimne pool ei olnud nagu väga eksisteeriv. Selles mõttes, et seda oli, aga seda oli tõesti nagu nii vähe. Ja ma ei teagi nagu, kui ma olen tema käest nagu uurinud, et äkki ta on aseksuaalne, on ju. Ma ei tea, mul on lihtsalt vaja teada. See ei ole see, et ma mingi süüdistan, et issand jumal, miks sa ei taha või mingid siuksed asju. Mul on lihtsalt vaja teada ja ma nagu üritan olla toetav. Aga ta on mulle öelnud selle peale, et ta ei ole. Aga nagu ma näen, et seal on midagi, miks ta nagu ei taha olla vahekorras. Aga kui ma üritan nagu küsida, et miks või et kas sul on nagu ärevus, hirm millegi ees või kas sul nagu, mis su peas toimub, mis sind nagu segab või häirib, siis ta ütleb, et kas ta ei tea või et ei ole midagi. Aga noh, ma ei ole lollakas, ma näen, et midagi on. Aga ta lihtsalt nagu ei räägi mulle sellest. Ja see on nagu jõudnud nii kaugele, et ma ei tea, mis meie suhtes saab, sest nagu kõik muu üldpildis töötab meil väga hästi. Nagu jah, muidugi on mingeid kitsaskohti, aga üldpildis on kõik väga okei. Ja mingis mõttes tundub selle intiimsuse pärast nagu lahkumine veits unreasonable, aga samas teisest küljest jällegi see on nii suur osa suhtest ja kui mina ei ole nagu aseksuaalne inimene, ma ei taha olla aseksuaalses suhtes, siis minu jaoks, nagu mu sõbranna mulle ütles, siis on see vajaduste allasurumine. Aga samas nagu ma ei tea, mida teha. Ja nagu ma ütlesin talle, et me peame nagu võtma selle aja maha, võtma selle jaoks, et me räägime ja tõsiselt ja päriselt räägime, mitte see, et ma küsin, ta ütleb, ma ei tea ja me lähme eluga edasi, vaid noh, et me üritame jõuda sinna, miks nii on. Aga kui tulebki välja, et ta lihtsalt ei tahagi või tal ei ole seda soovi, siis nagu mis siis saab? Kas siis nagu tulekski lahku minna, sest et see ei ole asi, mille jaoks saab kompromissi leida. Kui üks tahab ja teine ei taha, siis see ei ole koht, kus teha kompromissi, siis see ei ole võimalik lihtsalt. Ja see on mingis mõttes nii nõme.
aga nagu ma ei tea, mida nagu teha. Et see on natukene nagu, see lihtsalt ketrab mu peas viimasel ajal aina rohkem ja ma ei oska nagu midagi teha, ma ei taha ju lahku minna, aga samas ma ei taha olla ka nagu suhtes, mis ei täida mu vajadusi. Ma ei tea, mida sina teeksid või mida sina sellest arvad? Ma saan väga hästi aru sinu murest ja see on väga nagu reaalne probleem, et su sõbrannal on täiesti õigus. Et kui sa lihtsalt lased sellel olla ja sa ei tegele sellega, siis see on tegelikult see, et sina surud oma vajadusi alla. Ja nii see ei peaks olema, sest et paratamatult sellisel viisil mingil hetkel see ikkagi tuleb ülesse või võib hoopis veel suurema plahvatusena kuskilt ülesse tulla, on ju. Ja väga tubli, et sa oled selle teema ülesse toonud, nagu ma saan aru, siis isegi mitmeid kordi, sa oled üritanud aru saada ja nagu ka mingit lahendust leida või kas põhjendust ka just, on ju. Et väga, väga õige, sest et see on väga oluline teema. Intiimsus paraku on romantilises suhtes oluline teema. Ja see on koht, kus mida parem klappivus inimestel libido osas on, seda parem on. Tihti need täielikult ei klapi, aga siis leiab mingisuguse nagu toimetuleku viisi, on ju ikkagi, aga kui see on nagu niivõrd erinev ja sa näed, et tal üldse seda tahet ei ole, siis ja see varasem rääkimine ei ole aidanud, siis mina ütleksin, et sa pead ikkagi selle nagu väga tõsiselt lauale võtma selle teema. Et sa peadki ausalt ütlema, et tead, sa oled väga tore ja äge ja ma väga tahan sinuga koos olla. Aga see meie puudulik seksuaalelu ikkagi paraku häirib mind ja ma ei ole ka sinult saanud selget vastust, et miks see nii on. Ja see on okei, võib-olla sa ei teagi ise ka, aga meil tuleb jõuda nagu selle juurpõhjuseni, et kas me lähme seksnõustaja juurde, kuskile terapeudi juurde, kes aitab selle sul välja mõelda või võib-olla sa ei ole lihtsalt julgenud minuga aus olla, et siis nüüd on see hetk kindla peale, kus nagu öelda, kui on päriselt mingi probleem, ma ei tea, trauma või on tõesti see, et äkki ta ei ole ise endalegi tahtnud tunnistada seda, et ta on aseksuaalne. Et nüüd on see koht, kus me peame mingil viisil selle teemaga tegelema, sest et ma ei saa samamoodi edasi minna. Et ma arvan, et seda tuleb nagu tõesti hästi selgelt ja nagu pigem karmimalt siis edastada, sest et varasemalt pehmemast rääkimisest ei ole olnud kasu. Ja kui seal ei ole tõesti tema poolt nagu mitte mingit soovi seda muret lahendada, siis kahjuks on see sinule väga selge märk sellest, et see suhe ei ole tema jaoks piisavalt oluline, et tegeleda sinu, või mitte sinu, aga murega, mis tegelikult teil mõlemal on. Et sinu mure on ju teie mõlema mure ja see puudutab ju nii otseselt teie suhet, kui üldse saab, et kui ei ole valmidust tegeleda sellega, siis mis sa teed? Sa ei saa kedagi sundida. Et paraku, kui seal ei ole mingit edasiliikumist selle teemaga, lahenduste otsimist või kas või põhjuse otsimist, siis ma arvan, et ei ole seal midagi teha. Vot. Aga minu arust oli super põnev episood. Ma tõesti südamest tänan kõiki, kes saadavad oma probleeme, muresid, lugusid. Neist on nii palju õppida ja nii põnev on arutleda, et tõesti, ma olen nagu nii tänulik. Aga aeg on välja loosida auhinnad. Ma arvan, et see Peeru lugu ikkagi oli nagu väga naljakas. Nii et ma ühe endapoolse auhinna annaksin sellele lasen pealt maha jutule. Siis kokku lahku, kuna see puudutas mind isiklikult, siis sinule ma annaksin siis Northern Beauty auhinna ehk siis Face Pro seade. Ja see looduses kakamise lugu
no sinna peab ka ikkagi minema auhind, et väga aus ülestunnistus või nagu sihuke hea piinlik lugu, mis oli naljakas ja natuke ka armas. Nii et minupoolne auhind läheb siis sulle. Ja suur aitäh, et sa kuulasid, et sa oled ikka minuga siin Kirstordil lainel. Mulle tõesti väga-väga meeldib seda podcasti teha ja ma loodan, et teie ka ei väsi ja et te ikka räägite oma sõpradele sellest podcastist ka, et me jõuaksime rohkemate inimesteni, et meile saaks tulla siia veel põnevamaid, haigemaid lugusid ja huvitavaid küsimusi, et sellest ju olenevad meie kõik teemad, millest me räägime siin, et mida teie mulle sisse saadate. Ehk siis, kui sulle see podcast meeldib, siis ikka räägi oma lähedastele sellest ja jaga ka sotsiaalmeedias. Ja suur aitäh sulle! Näeme juba järgmises episoodis. Tšau!